Aasta viimane päev ja aasta viimane saade. Naudin siin maal vanemate juures pikka puhkust. Mõtlesin, mis siis ka viimases saates teile rääkida. No, muidugi sellest, mis meid uuel aastal ees ootab. Kui nüüd kinnisvaraturust rääkida, siis ma näen kahte suuremat muutust. Esiteks, kinnisvaraturg läheb aina keerulisemaks. Aga mis sa sellega öelda tahad? Turuanalüüsi teed siis on ju kogu aeg ainult rekordid. Nojah, eks uusarendustele jätkub ka edaspidi ostjaid. Odavama otsa asjadele jätkub alati ostjaid. Samas, mis on keskmiselt kallim ja ei ole võib-olla uus, no ma ei tea, mingi kesklinna 80. korter, midagi sellist. Seal läheb juba praegu väga raskeks. Sissetulekute mõistes ju tegelikult ajad endiselt lõbusad. Aga kui hinnatõus ja siin muud tegurid on uutega selle delta niivõrd väikeseks ajanud, muidugi ostetakse juurde. Ja samal ajal juba ostjaid vähemaks. See annab turule ka laiemalt veel survet. Ja teine suurem muutus, mis tegelikult ongi vajadusest lähtuvalt toimumas, on turundus. Turundus, mida tehakse kinnisvara müügiks. Kui ostjate turg päriselt ka käes on. No praegu võib-olla mingites väiksemates segmentides asi liigub sinna poole, aga ostjaturg ju tähendab müüjate tõsist konkureerimist samade ostjate nimel. Siis on küsimus, kuidas on sinu korter võimalik müüa. Ja asi ei ole hinnas. Ma võin ükskõik millisel turul panna 100 maaklerit sulle ukse taha ritta. Nad kõik ütlevad, no sama hinna võib-olla mingi paari protsendi sees. Aga küsimus on see, millised tegevused on vaja teha, et just sinu korter müüks. Ja see ongi turundus. Praegu näemegi, et omanikud ise investeerivad aina rohkem raha, et müük võimaldada ja siin muutub olulisemaks ka maaklerite roll. Sest juba praegu päris paljud asjad jäävad omanikele endil müümata ja siis võetakse professionaalapi turundamiseks. Sellised on minu mõtted uude aastasse sisenedes. 2019 oli ka. Päris korralikult tuli innovatsiooni turule. Profipildid, see on juba nii vana teema. Praegu päris paljud teevad juba virtuaaltuure. Nii omanikud, maaklerid katsetavad. Uusarendusi proovitakse juba nende VR-prillidega müüa. Saad toas ringi vaadata enne, kui üldse midagi valmis on. Korterites tehakse homestagingut või lavastamist, kes kuidas nimetab. Trafficut püütakse juba Facebooki reklaamidega ja nii edasi. Päris äge on. Loodetavasti uuel aastal ka innovatsioon jätkub. Uuel aastakümnendil ja kinnisvara müümine muutub omanikele lihtsamaks, kiiremaks, odavamaks. Aga seniks mõnusat aastavahetust teile ja näeme juba uuel. Tšau!